Tere tulemast Eesti Vabariigi 108. aastapäeva pidulikule kontsertaktusele. Meil on nii hea meel teid kõiki siin näha, ühisemas meiega koos armsa Eesti sünnipäeva. Welcome to our concert ceremony in celebration of Estonia's 108th anniversary. We are so happy to see you all here celebrating Estonia's special day together. Sooviks ka tervitada meie aukülalist peakõnelejat Ivar Raigi, kes on tulnud siia terve tee Eestist. Tiina Tarkust Eesti Vabariigi suursaatkonnast Ottavast. Ja aukonsul Toomas Heinsood. I would like to greet our ceremonial speaker and special guest Ivar Raig, who has traveled here all the way from Estonia, Tiina Tarkus from the Estonian Embassy in Ottawa, and Estonian Honorary Consul in Toronto, Toomas Heinsood. Kuna täna pole formaalne teenistus, võite vabalt plaksutada peale esinemisi ja kõnesid. I'd also like to mention that since this isn't a formal church service, feel free to applaud after performances and speeches. Palun seiske Okeeneraks. Please stand if you're able to sing Okeener. Avavalvus on diakon Karl Pajult. The opening prayer by Deacon Karl Paju. Sorry to do this, but I will ask that we all stand again. Let us pray. Kõigeväärine taevane looja, me täname sind selle erilise päeva eest, mis sa oled meile täna kinkinud. Meie väikse rahvana tunneme ja mõistame neid vaevusi, mis meiesugustele rahvastele tihtipeale satub peale, ja seepärast me mõistame, et meie isamaa, meie vabariik ei ole iseenesest mõistetav, vaid selle nimel tuleb alati töötada, alati võidelda, alati vaeva näha. Me oleme tänulikud kõikide nende hingede eest, kes on oma elud andnud selle vabariigi eest nüüd ja ka tulevikus. Isa, me palume, et sa hoiaksid meie kodumaad ja hoiaksid meie rahvast ja õnnistaksid kõiki riigikaitsjaid ja need, kes töötavad meie isamaa iseseisvuse nimel. Palun õnnista ka kõiki meie naabreid ja liitlasi, kes koos meiega seisavad ühisel rindel, eriti nendel saabuvatel keerulistel kuudel ja aastatel. Palun luba, et meie rahvas saaks püsima jääda, et eesti keel, eesti kombed, eesti inimesed saaksid veel lugematuid põlvkondi siin maa peal ringi käia ja sind ustavalt teenida. Isa, palun õnnista tänast erilist päeva ja ole meiega siin, kui me tähistame oma vabariigi aastapäeva. Ja palume seda kõike meie kalli looja, meie lunastaja Jeesuse Kristuse pärast. Aamen. Võib istuda.
kuuleme nüüd tervitust Tiina Tarkuselt Eesti suursaatkonnast Ottavas. You will now hear a greeting from Tiina Tarkus from the Estonian Embassy in Ottawa. Tere, võite jääda. Kallid Toronto Eesti Seltsi liikmed, head esinejad, austatud külalised. Eesti Vabariigil täitub 108 aastat. 108 aastat oleme seisnud küll sageli hapral jääl, kuid meie tahe ei ole murdunud. Oleme tunnistuseks, et väike rahvas suudab olla suurem, kui riigi geograafia lubaks arvata. Meie välisminister Margus Tsahkna alustas sel nädal Riigikogu ees peetud välispoliitika ettekannet sõnadega. Kui aasta tagasi oli maailmas tunda 1930. aastate hõngu, siis täna 2026. aastal ei räägita enam ajastu lõpu hõngust. Räägitakse ajastu lõpust, sellest, et varem kehtinud reeglid, kokkulepped ja tavad ei pruugi enam kehtida. Vana on läinud, kuid uus veel ähmane. Tsitaadiga. Kõige teravamalt väljendas seda mõtet muidugi Kanada peaminister Mark Carney Davosis. Meile eestlastel ei ole murrangulised ajad võõrad. Täna kuuleme peakõnelejalt Ivar Raigilt murrangulisest 1989. aastast. Toonased sündmused ei juhtunud iseenesest, vaid tänu inimestele, kes uskusid, et õiglus peab võidule saama ja ei andnud alla. See ei ole pelgalt ajalugu, see on meile õppetund. Meenutame täna ka neid, kes maksid Eesti vabaduse eest kõige kõrgemat hinda. Sõjaveteranide austamine ja langenute mälestamine ei ole lihtsalt tseremoonia. See on lubadus, et nende ohver ei lähe meelest. Minevik on meile kompass, teadmine, millest oleme läbi käinud ja mida talunud, ja see annab jõudu mõista, mida oleme võimelised veel saavutama. Nagu ütles minister Tsahkna eelmul nimetatud kõnes, selleks, et midagi saavutada, vajab väikeriik Eesti ka kõigi väliseestlaste tuge. Tänu teie silmapaistvale tegevusele on Eesti selgelt Eestist suurem. Te hoiate keelt, kultuuri ja mälu elus. Eestist kaugel küll geograafiliselt, kuid mitte oma südames. Eesti saatkonnal on teie kõrval kindel toimetada. Ja on suur rõõm, et Toronto Eesti Selts pole Kanadas üksi, sest Eesti Seltsid tegutsevad mitmes Kanada linnas. Näiteks toimub siinsega sarnane tähistamine just praegu ka Montreali Jaani kirikus, kus saatkonda esindab meie suursaadik Margus Rava. Kuna ta on oma missiooni Kanadas sel aastal lõpetamas ja polnud 4 aasta jooksul veel vabariigi aastapäeva tähistamisel Montreali jõudnud, siis oli tal nüüd selleks viimane võimalus. Tal on väga kahju, et ta ei saa täna olla teiega, kuid ta saadab teile oma siiramad õnnitlused. Head vabariigi aastapäeva, elagu Eesti! Sõjaveteranide austamise ja langenetu mälestamise viib läbi Korpfraternitas Sakala vilistlane Toomas Hiinar ja Toronto Eesti meeskoor Erik Remi juhatusel. Sõjaveteranide nimel võtab sõna Erik Purje. Member Fraternity Sakala, Toomas Hiinar, and the Toronto Estonian Male Choir conducted by Erik Rem will honor our veterans and commemorate the fallen. Erik Purje will speak on behalf of the veterans. Austatud veteranid, lugupeetud kaasmaalased, head sõbrad. Täna Eesti Vabariigi aastapäeval kummardame austusega nende ees, kelle elu ja saatus kujunesid sõdade keerises ning nende kaudu püsis elus Eesti vabaduse mõte, mis kõige pimedamatel aegadel juhtus. Meie ees seisavad mehed ja naised, kelle noorus langes ajale, mil Eesti jäi 2 totalitaarse suure võimu vahele. Paljude jaoks ei olnud valik vaba, aga lihtne. Kuid üks oli selge. Usk Eesti õigusesse olla vaba ja ise oma saatuse pärenes.
Maailmasõda veteraanid ei kandnud ainult rahva, ma ütlen uuesti, maailmasõja veteraanid ei kandnud ainult relva, nad kandsid vastutust valu, kaotusi ja sageli ka vaikust. Nad kandsid edasi endas kodumaa mälestusi, kui kodumaale ei saanud tagasi minna. Ei loomunud kunagi oma rahvuse identiteetsist, elades edasi paguluses. Korporatsioon Sakala liikmena ja Eesti korporatsioonide liite esindajana tahan rõhutada väärtusi, mis on kandnud nii meie organisatsioonide kui ka Eesti riiki. Ausus, kohusetunne, haridus ja teenimine. Need samad väärtused elasid edasi ka veteranide hulgas. Täna ei tähista me ainult minevikku. Me tähistame järjepidevust. Me tähistame seda, et Eesti riik ning seisab taas vabana. Osaliselt tänu neile, kes on loobunud lootusest isegi siis, kui kõik neist kaotunud. Austatud veteranid, me täname teid mitte ainult selle eest, mida te tegite, vaid ka selle eest, mida te kehastasite. Vastupidavust, väärikust ja truudust Eestile. Olgu teie panus jääduslikult meie mälus ja meie tegudes. Olgu teie eeskujud suunanäitajaks ja tulevaste põlvedele nii Eestis kui siin Kanada eestlaskonnas. Elagu Eesti, elagu Eesti Vabariik. Kallis rahvas, seiskem kui saate hetkeks püsti nende austamise tunnuseks. Ma tänan.
Austatud korraldajad, lugupeetud aukülalised, armas Toronto eestlaste pere. Ma olen meelitatud, ma olen rõõmus, ma olen õnnelik ja ma olen natuke uhke ka, mis seal salata. Ma olen uhke, et ma võin järjekordselt seista teie ees, esindades oma kunagisi relvamendi ja kõnelda nende meeste nimel, kelledest valdav enamus juba jälgib meie tegemisi ja toimetamisi läbi igaviku väravate. Mul on teile häid uudiseid. Mul on ka mitte nii häid uudiseid. Hea uudis on, et minu tänane sõduri sõnum on hästi lühike. Mitte nii hea uudis või natuke alla uudis on see, et sissejuhatus on pisut lubamatult pikk. Kannatage välja, te saate lõpuks põhjusega teada. Aastanumber oli 1945, kui kevad tuli minu ellu teisiti. Mitte visapuulikult, tiu teisiti, vaid karmilt teisiti. Teine maailmasõda oli lõppjärgus. Euroopas oli vaenutegevus lõppenud ja kuna meie juhtusime olema kaotajal poolel, siis me panime Saksamaa pinnal oma relvad kuulekalt maha. Järgmisel päeval avanes meile alandav pilt. Saksa talumehe põllul kasvas midagi sellist, mis seal kunagi varem polnud kasvanud. Meie karabiinid oli sinna kogutud kokku ja löödud raudapidi maasse. See oli võidukate lääneliitlaste üleolev sõnum meile. Need relvad enam surma ega hävitust ei külva. Aga üht need võimsad võitjad ei teadnud, et need relvad olid ainsad, mis äsja lõppenud sõjas õiges suunas tulistasid. Võitja õigus. Kuni kestab sõda, ei ole kunagi päris selge, kummal poolel õigus on. Kuid niipea, kui sõda lõpeb, on kõik klaar. Õigus on alati võitja poolel. Võitjad kirjutavad ajaloo oma suva, oma maitse, oma arusaamiste kohaselt. Kaotavad kirjutavad ka, aga see jääb käsikirja. Seda trükki ei anta, seda ei levitata, seda koolis järeltulevatele põlvedele ei õpetata. Selle võitja õigusega saadeti mind koos 2-3 kaaslasega okastraadi saia taha järele mõtlema sõja üle,
mida ma oma teada ei alustanud, ja sõjakuritegude üle, mida ma päris kindlasti ei sooritanud. Kuid nii nagu lõppes sõda, lõppes ka vangipõli ja vabanedes avanes mul võimalus astuda 2 aastapikkust sammu oma puudulikul haridusteel. Lõpuni käima seda teed ei saanud, kuid kui emigratsioon selle katkestas, siis anti mulle kaasa üks väärtuslik mõttetera. Selle kirjutas mulle kingitud raamatusse koolidirektor, lugupeetud filosoofia doktor, psühholoogia doktor Juhan Tark, kes lõpetas oma elupäevad ka siinsamas Torontos meie hulgas. See oli üks vana idamaine tarkus, mis kõlas nii. Kui sa räägid, siis olgu su sõnad paremad kui su vaikimine. Ma ei ole kindel, kas ma alati olen selle juhtmõtte järgi käia saanud, kuid täna koosneb minu sõduri sõnam täpselt 7 sellisest sõnast ja siis, head sõbrad, nautige minu vaikimist. Tänan, armas Rooto eestlaskond, elab vaba Eesti. Meil on väike üllatus täna, nii ma kutsuks ette EKN-i esinaise Reet Martin Seeri. Ja mind abistab täna Ülo Isberg, kes on Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Kanadas esimees ja samaaegselt Eesti ohvitseride kogu Kanadas esimees. Mul on väga suur au täna tunnustada Kanada eestlaste poolt Erik Purjet. Mitmed teist on võib-olla juba lugenud Eesti elust, et Erik on pälvinud sel aastal eestlaste kesksugu Kanadas kuldteenete märgi. Eestlaste kesknõukogul Kanadas on 2 taset teenetemärke, üks on hõbe. Hõbeteenetemärk antakse vabatahtlikele, kes on aja jooksul teinud olulise panuse Kanada-Eesti kogukonna edendamisele. Ja sel aastal 108. Eesti Vabariigi aastapäeva puhul tunnustab EKN 8 väärikat isikut hõbemärgiga. Reede õhtul tunnustati Toomas Eichenbaum, Mihkel Liik ja Katrin Sõmermaad ning meie superfantastilist ja kahjuks ta lahkub sel aastal Eesti suursaadikud Kanadas Margus Rava. Ja tänasel Hamiltoni vabariigi aastapäeval antakse üle teenetemärgid Robert Seidler ja Toomas Aasale ning Vancouveris Anu Rehtlane ja Edmontonis Kelly Sugar McDonaldsile. EKN-i kuldteenetemärgi pälvivad vabatahtlikud, kelle töö ja panus on silmapaistvalt ja sihikindlalt edendanud Kanada-Eesti kogukonna elu pikema aja jooksul. Nad peavad ootama vähemalt 20 aastat peale hõbemedali saamist, et teenida välja kuldteenetemärgi. Nii et kõik peavad vist elama 99 aastaseks, sest et Erik sai eelmisel laupäeval 99 aastat vanaks. Ja väga sobiv, et ta sünnipäev on sõbrapäeval. EKN-i kuldteenetemärgi pälvis ka sel aastal
Toronto Hamiltoni Sergioru ja Kanada kogukonnas hästi tuntud ja suurtegija Leah Hess. Natukene Eerikust. Eerik on lennuväepoiss, nagu me teame, kes lahkus kodunt noore teismelisena oma isamaad kaitsma. Ja ta nägi oma vanemaid viimati 1944. aastal. Ta oli 17 aastat vana. Läbi Saksamaa ja Austraalia jõudis lõpuks Kanadasse 1957. aastal ja Eestit nägi ta uuesti alles 1993. aastal. Üle väga pika elu Eerik on tegutsenud sihikindlalt ja aktiivselt siinse Eesti kogukonna kooride asutajana, koorijuhina, lauljana, näitlejana, heliloojana ning Peetrika koguduse organistina. Eerik, sinu panus Kanada-Eesti ühiskonnale on hindamatu ja südantsoojendav. Kõrges vanuses tegutsed edasi ajakirjanikuna, autorina ja humoristina, kirjutades nii tõsiselt kui humorikalt elulugudest ja elus Toronto Eesti kogukonnas. Sinu iganädalased lood Eesti elus on avameelsed ning värskendavad ülevaated meie kogukonna ja ka laiema maailma igapäevastest sündmustest. Oled tõeline Kanada Eesti kogukonna aare. Täname selle kõige eest ja soovime õnne kuldteenete märgi saamise puhul, jõudu ja tervist sulle, armas Eerik, edaspidiseks tegutsemiseks. Ma paluksin sind nüüd siia ja Ülo aitab teenete märgiga ja mina loen selle ette. Eestlaste keskelu Kanadas Eerik Purje on vääristatud Kanada eestlaste kuldteenete märgiga eestluse ja Eesti vabadusvõitlusele osutatud teenete eest. Vabariigi aastapäeval 2026 Torontos. Oi. Seda kardiga. Kuuleme nüüd doktor Roman Toi heliloomingut, mille ta pühendas Toronto Eesti Seltsile 1979. aasta vabariigi aastapäevaks Eerik Kreemilt orelil. Now we'll hear a composition by Dr. Roman Toi performed by Eerik Kreem on the organ.
Tänane aktuse peakõneleja on eriline külaline Ivar Raig. Ivar, sündinud Tartus, on Eesti majandusteadlane, õppejõud ja poliitik, doktorikraadiga poliitilises ökonoomias. Ta on töötanud professorina Eesti kõrgkoolides ning olnud aktiivne taasiseseisvumise ajal, Eesti Kongressi ja Põhiseaduse Assamblee liige, Riigikogu majanduskomisjoni esimees ning Eesti Euroopa Liiduga liitumise ettevalmistamise juures. I'd like to introduce today's ceremonial speaker, Ivar Raig. Ivar, born in Tartu, is an Estonian economist, lecturer, and politician with a PhD in political economy. He has worked as a professor at Estonian universities and played an active role during the restoration of Estonia's independence, as a member of the Estonian Congress and the Constitutional Assembly, chairman of the Riigikogu Economic Affairs Committee, and a key contributor to preparations for Estonia joining the European Union. Palun, Ivar. Austatud Kanada eestlased, nende sõbrad, daamid ja härrad, ma tänan nende meeldivate sissejuhatavate sõnade eest ja ma kavatsen täna rääkida erinevalt sellest, mis räägiti Tartu kolledžis reedel, kus pühendati sellele, et tuletati meelde, kuidas 108 aastat tagasi Eesti Vabariiki loodi ja nagu öeldi, mina räägin sellest, kuidas Eesti Vabariiki taas loodi. Ja sissejuhatavalt öeldi, et ma kuulusin nii Eesti Kongressi, nii Põhiseaduse Assambleesse, aga ka Riigikogusse, kuid neid Eesti riigi taastamise institutsioone oli veel, kuhu ma samuti kuulusin ühena vähestest, kes kuulus kõikidesse nendesse institutsioonidesse. Lisaks nendele 3, mida nimetati, oli veel Eesti Ülemnõukogu, kes deklareeris iseseisvaks Eesti taasiseseisvaks 20. augustil. Oli veel Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongress, mis deklareeris tühiseks Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid, mille alusel Eesti okupeeriti 40. aastal. Lisaks oli kodanikuühiskond, kogu Eesti rahvas, kes osales nii rahvarindes, kes osales Balti ketis ja teised kodanikuühendused,
mis paljud olid moodustatud ka Ameerikas, ma räägin täna Batunist, ma räägin täna Musta lindi päevaliikumisest, mis olid ka Eesti iseseisvuse taastamise organisatsioonid. Ja ma võin ütelda, ma olin kõiki nendesse ma olin korraga 3 erineva riigi saadik. Eesti Vabariik õigusliku järjepidevuse alusel, de jure Eesti Vabariik, de facto oli Ülemnõukogu, de facto oli ka Nõukogude Liit meie võimul ja siis olid uued Põhiseaduse Assamblee, Riigikogu, kodanikuühiskond. Ning ma ei jõua kõikidest rääkida, ma räägin ainult ühest episoodist, sellest, kuidas tühistati Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid ja milles osalesid just nimelt Kanada eestlased, mis oli ka Musta lindi päeva tähistamine 23. august, päev, mil 1939. aastal Moskvas sõlmiti Nõukogude Liidu ja Saksamaa mittekallaletungi leping, tuntud kui Molotov-Ribbentropi pakt, mille tulemusena Balti riigid siis kaotasid iseseisvuse ning see MRP salaprotokollide teema oli Euroopas päevakorras kuni siis Eesti iseseisvuse ja Balti riikide iseseisvuse taastamiseni ning on aktuaalne ka täna, sellepärast et täna võivad ka suurriigid väikeriikide arvel salakokkuleppeid sõlmida. Me peame siin silmas Gröönimaad, Venezuelat, Ukrainat ja nii edasi. Nii et see on aktuaalne teema ka täna, sellepärast on sellel teemal vaja rääkida. Esimest korda MRP salaprotokollide olemasolu räägiti Nürnbergi protsessil 1946. aastal juba. Vahetult peale seda, kui lepingu salaprotokollid olid avastatud Ameerika Ühendriikide poolt üle võetud Saksamaa välisministeeriumi arhiivist. Kuid need ei leidnud siis laiemat kajastamist avalikkuse ees, sest suurriigid ei olnud huvitatud seda ülekohut, mida väikeriikide suhtes tehti, kui see Euroopa oli ümber jaotatud, see puudutas eelkõige siis Lätit, Leedut, Eestit, aga ka Bessaraabiat, Soomet ja nii edasi. Soome sai ise hakkama, aga ikkagi kaotas. Ja see 50 aastat vaikiti maha ning alles siis domineerisid Nõukogude Liidus ja ka Saksamaas enamikes teistes maailma riikides poliitilised jõud, kes polnud huvitatud salaprotokollide laiemast avalikustamisest, kannatanud riikide õiguste taastamisest ja ajaloolise ülemkohtu heastamisest, nagu siin öeldi, võitjad võtavad kõik. Kuid eelkõige baltlased, eestlased, lätlased, leetlused ei lasknud seda asja unustusse vajuda ja nii kujunes MRP salaprotokollide tühistamise teemast nii ühel pool ookeani kui ka teisel pool ookeani kõigi baltlaste ühine probleem ning selle tühistamise kallal tegelesid kõik nimetatud organisatsioonid, mis ma rääkisin. Kõik need poliitilised organisatsioonid sellega tegelesid ning praegu on see selge, et Ameerikas tegeles sellega Batoon, Baltic Appeal to United Nations, mis loodi juba 1966. aastal. Siin Black Ribbon Day liikumine sai alguse just nimelt siin Torontost 1986. aastal. Eesti vabadusvõitlejad, Niklus, teised, aga ka Soldatov, Kirjand olid need, kes samuti Balti apiili võtsid ülesse ja saatsid neid ÜRO-sse. Osad nendest on tuntud, teised vähem tuntud. Kuid nagu öeldud, selle MRP teemaga tegelesid ka Rahvarinne Ülemnõukogu, Rahvasaadikute nõukogu ja paljud teised välisorganisatsioonid
erinevates riikides, kodanikuühiskonnad kuni suurte poliitikuteni välja ja selle päeva 23. augusti Euroopa Parlament kuulutas kommunismi ja fašismi ohvrite mälestuspäevaks. Kuid nüüd siinkohal on mul üleskutse kõigile ajaloolastele, aga ka eelkõige Kanada ajaloolastele ja ka kodanikuaktivistidele uurida, kuidas Eesti erinevatesse esinduskogudesse kulunud rahvasaadikud olid omavahel seotud ning kuidas nad tegid koostööd MRP salaprotokollide tühistamise ja Eesti iseseisvuse taastamise nimel. Samuti on vaja uurida, kuidas 3 Balti riigi pagulased tegid omavahel koostööd. Ajaloolased siin ja teispool ookeani võiksid aidata kujundada ka seisukohti Eestis riigipühade ja riiklike tähtpäevade kohta, et nad oleks loogiliselt põhjendatud. Selle juurde ma veel tulen, milliseid tähtpäevi me tähistame. No näiteks seesama. Me tähistame ju 23. augustit, fašismi ohvrite mälestuspäeva. Me tähistame seda päeva, kui võeti otsus vastu meie alistamiseks, okupeerimiseks. Kas see on ainuke päev, mida tähistada? Miks me ei tähista seda, kui me vabaks saime sellest okupatsiooni alusest? Aga seda päeva me ei tähista praegu, kuna me saime vabaks sellest okupatsioonist de jure ja de facto. Me võiksime tähistada ka seda päeva, kui esimest korda toimus baltlaste demonstratsioon USA keskuses, kui ilmus Balti apell New York Timesis 7. novembril 65 või toimus Madison Square Gardenis demonstratsioon 6000 inimesega selle sama Molotov-Ribbentropi pakti tühistamiseks. Ja nii edasi. Sellest, kuidas ÜRO juures Batuun tegeles, on ilmunud Sirje Ainsoo, kes on ka täna siin, raamat, võimas raamat Baltic Batuun, Baltic Appeal to United Nations, raising of the flags of Estonia, Latvia, Lithuania in front of the United Nations. Aga kus on raamat selle kohta, kuidas musta lindi päev sai alguse? Miks Eestist ei teata sellest Kanada liikumisest? Selle kohta on tõsi. Üks väikene Paperback Black Ribbon Day. See on inglise keeles välja antud ühe Poola instituudi poolt. Lugesin selle läbi, siin on väga palju emotsioone, aga väga vähe fakte ja viiteid ja me ei saa seda raamatut lugeda kui tõene ajalugu selle kohta, mida tegid Toronto eestlased Eesti iseseisvuse taastamise nimel. Siit raamatust saab palju võtta fakte, kuid ma kutsun teid üles täna kohtuma minuga siin täna ja koguma andmeid musta lindi liikumise kohta, sest see on Eesti ajalugu. See on teie ajalugu, kuidas teie olete kaasa aidanud Eesti iseseisvuse taastamisele. Ja kui täna siin nii suurepäraselt tähistati sõjaveteranide ja austati sõjaveterane, siis nüüd järgmise sammuna Eesti seltsil oleks vaja tegeleda Eesti taastajate austamisega, kes ka on paljuski juba lahkunud meie hulgast. Aga me peame neid mälestama, et nad aitasid kaasa Eesti iseseisvuse taastamisele. Laas Leivart, seesama liikumise juht, Hessid ja nii edasi. Nii et on palju tegemist, millel selts võiks edasi tegeleda. Edasi, jah, musta lindi päeva kohta on ilmunud see sama ingliskeelne raamat. Selles on isegi peatükk idee triumf, kuid millest see triumf seisis, sellest seda raamat ei räägita. Triumf seisnis selles, et Molotov-Ribbentropi pakti salaprotokollid tühistati. Aga kus nad tühistati ja kuna nad tühistati? Kes teab sellest? Kas oskab keegi ütelda?
24. detsembril 1989 Moskvas Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongressi poolt. Peale teist katset seda teha esimesel päeval 23. detsembril see kukkus läbi, sellepärast et impeeriumimeelsed esitasid igasuguseid palju küsimusi ja kukutati see otsus läbi 23. detsembril. Aga me ei tähista seda päeva lihtsal põhjusel, see on jõululaupäev. Aga ajalooline fakt on see, et sellel päeval tühistati see Molotovi-Ribbentropi pakti salaprotokollid. See oli see triumfi lõpuks idee, mille eest seisid kõik Musta Lindi inimesed ja paljud teised. Võib-olla on seda päeva tähistada vaja siis, kui see akt hakkas kehtima, kui Gorbatšov oli kirjutanud sellele dokumendile alla. Venemaa viimase poolesaja aasta ainukene demokraatlik juht kirjutas selle asjale alla, praegu ei oleks asi enam mõelda. Siis Gorbatšov kirjutas sellele aktile alla ja kuulutas välja, et nüüd on Eesti vaba. Peale seda Leedu ju kuulutas ennast kohe iseseisvaks juba 90. aasta 11. märtsil. Läti kuulutas ennast iseseisvaks maiks 90 ja Eesti 91 augustis alles siis, kui oli see putš. Teised olid juba de jure vabad, sest Molotov-Ribbentropi pakt salaprotokollid olid tühistatud rahvasaadikute kongressi poolt, Nõukogude Liidu kõige kõrgema võimu poolt. Aga meie seda siin ei tea ja ei tähista. Edasi, ma võiksin pikalt rääkida, kuidas see komisjon töötas. Ma jätan siit vahele, aeg läheb kiireks. Aga kui te tahate minu käest küsida, siis need asjad on siin ühes teises raamatus kirjas, 3. raamatus. Eesti iseseisvus võideti Moskvas, teine osa. See on suure poliitika küsimus. See ei ole enam rahvapoliitika. Ja selle kohta ma võiksin kokkuvõttes öelda, et selle Molotov-Ribbentropi pakti tühistamise juures Moskvas etendas kõige tähtsamat rolli üks selle komisjoni liige, komisjoni esimees Jakovlev, kes 17 aastat oli suursaadik Kanadas. Ja nüüd on mul küsimus teile kõigile. Kas keegi on Jakovlevi kuidagi mõjutanud? Kas Musta Lindi seltskond käis Vene Nõukogude saatkonna juures protesteerimas seda Molotov-Ribbentropi pakti tühistamise asja? Kas need Musta Lindi päevad jõudsid Nõukogude Liidu saatkonda? Et kust Jakovlev võttis selle teadmise, et ta toetab seda? See komisjon, mis oli 26 liikmeline Nõukogude Liidu rahvasaadikute kongress, hääletas selle punkti kongressi päevakorda minemise häältega 14-12. See oli kaalukeele peal 14-12. Jakovlev oli ja Eesti saadikud olid ja Balti saadikud olid 14 hulgas ja Jakovlev viis selle asja läbi. Pärast ma kohtusin Jakovleviga Itaalias, kus ma töötasin välisministeeriumis saadikuna, oli ühel konverentsil, küsisin tema käest, kas ta kahetseb seda Eesti ja Balti riikide otsuse vastuvõtmist Moskvas rahvuskongressil, mida Putin ju ütleb, et see oli kõige suurem viga, mida tehti kongressi poolt, mis oli Nõukogude Liidu lagunemise algus, et see oli kõige suurem viga. Et kas Jakovlev kahetseb? Jakovlev ütles, et see on ajaloolise õigluse seisukohalt õige otsus oli see. Jakovlev oli see mees, kes aitas ja ma kardan, et järsku olite teie ka kuidagi siin seotud Jakovlevi mõjutamisele, et Jakovlev võttis selle otsuse vastu, sest see oli nii noatera peal, et me saime selle otsuse kätte ja seda otsust oli meil vaja, sellepärast et selle otsuse mõju oli ju meie okupeerimine. Ja need okupatsiooniväed läksid välja alles 94. aastal. Aga see oli õiguslik alus. Ja ma võiksin siis kokkuvõttes käesolevaga teen siin viibijatele ettepaneku toetada seda ideed, et Eesti pühade ja tähtpäevade seadust täiendatakse
ning seal oleks ka MRP salaprotokollide tühistamise päev, ükskõik on see 24. detsember, mis võib ka jõulupäev ning MRP salaprotokollide tühistamise aastapäev, kõik, või siis see päev, kui Gorbatšov kirjutas alla ja see kuulutati välja Nõukogude Liidus kõigi poolt. Ja võib öelda siis, et kokkuvõttes olid siis kõik 24. detsembril järgnenud iseseisvuse taastamise sammud, taasiseseisvuse väljakuulutamine Leedus 11. märts, Lätis 4. mail ja Eestis 20. augustil 1991 iseseisvuse tunnustamine Nõukogude Vene Föderatsiooni ja teiste riikide, sealhulgas Nõukogude Liidu Nõukogu poolt 6. septembril 1991 ning lõpuks Venede vägede lahkumine Nõukogude Balti riikidest ikkagi 1994. aastal. Kõik need tulenesid otsusest või olid kaudselt seotud siis rahvasaadikute kongressi otsusega MRP salaprotokollide kohta. Ja pole üleliigne rõhutada, et 20. sajandi maailma suurim geopoliitiline muutus, Nõukogude Liidu lagunemine ja kogu sotsialistliku maailmamajanduse lagunemine mis praegu Vene võimu jaoks on ajaloo suurim viga, toimus Eestis välja töötatud ja eestimeelsete saadikute poolt Moskvas algatatud rahvasaadikute kongressi poliitiliste otsuste, eelkõige siis selle MRP salaprotokollide tühistamise, aga ka regionaalne isemajandamise. Ma olin ka üks selle Eesti isemajandamise IME-projekti autoreid. Seal olid siis Kallas ja Made ja Savisaar, aga seal oli terve rida majandusteadlasi oli veel selle taga. Ja seda sammu ma pean, nii et see oli poole sajandi kõige suurem rahvusvahelise poliitilise samm ja isegi president Bush ütles, me ei tunnusta ennem Lätit ja Leedut, kes kuulutasid ennast iseseisvaks juba 90. Enne kui Nõukogude Liit tunnistab Eesti, Läti, Leedi iseseisvust. Ma lugesin ette, see toimus alles enne Gorbatšovi mahavõtmist. Gorbatšov tegi viimase sammu enne, kui ta Jeltsita ära korraldas. See oli 6. septembril 1991 tunnistas Nõukogude Liit Eesti, Läti, Leedu iseseisvust ja siis oli ameeriklaste aeg tunnistada Eesti, Läti, Leedu iseseisvust. Ja nüüd ma ütlen teile lõpetuseks, päris lõpetuseks, lühidalt. Meie siin, mina, mõned teised ka, on saanud eurooplaseks. Teie olete saanud ameeriklasteks ja kanadalasteks. Nüüd on aeg saada eestlasteks tagasi, nagu kunagi Suits ütles. Sest Eesti tänapäeva kõige suurem probleem on, et meid jääb järjest vähemaks. Siin ka järjest jääb vähemaks, aga meid on vaja rohkem. Sellepärast saagem uuesti eestlaseks, tulgem Eestisse, sünnitage lapsi ja noori on vähe, eks, aga mõned ikkagi on. Ja siis Eesti püsib. Mina ütleksin, mitte elagu Eesti, vaid püsigu Eesti, nagu siin öeldi, sajandeid. Ja viidates siis härra Purjele, võitja õigus on kirjutada ajalugu. Tulge ja aidake kirjutada seda Eesti ajalugu. Praegu me oleme võitjad ja sellesse võitu panustas ka Toronto Eesti selts. Aitäh, Eesti selts! Aitäh Ivar huvitava ja mõtlema paneva kõne eest. Nüüd esitab segakoor Ööbik meile pala Väike maa, dirigeerib Roosmari Lindau. Toronto Eesti meeskoor astub taas üles ja ühendkoor esitab 2 laulu Hoia Jumal Eestit ja Kured tulevad. Dirigeerivad Elli Kipper ja Roosmari Lindau. Saadab klaveril Erik Reem.
Mixed choir Öbik will now perform Small Country, followed by a joint performance with the Toronto Estonian Men's Choir of 2 pieces, conducted by Eli Kipper and Rosemary Lindau, accompanied by Erik Grimm. See väike maa, siin põhjata
armsad kaaseestlased, dear friends, Toronto Eesti Seltsi nimel on minul meeldiv ülesanne tänada meie tänaseid esinejad. It is my distinct pleasure to thank all those who helped with today's festivities. Kõigepealt meie aktuse peakõnelejad Ivar Raig huvitava aktuse kõne eest. Peakon Karl Paju pühaliku palvuse eest ja kes peab meile söögipalve alumises saalis. Tiina Tarkust Eesti suursaatkonnas Ottawas, kes tõi meile tervitusi. Eesti Korporatsioonide Liidu presideeriva konvendi korporatsioon Sakhala vilistlane Toomas Heinar soliidse sõjaveteraanide austamise ja langenute mälestamise eest. Aitäh Markus Alliksaarele, kes langetas Eesti lipu meeskoori laulu ajal. Tänan meie austavad sõjaveteraani Erik Purjet siira sõnavõtu eest ja soovime sulle palju õnne kuldmedali teenimise eest. Toronto Eesti Akadeemilise Segakoori ööblikut ning Toronto Eesti meeskoori võluva ja südant soojendava laulude eest Rosemary Lindau, Elli Kipperi ja Erik Kreemi juhtimisel. Ja samuti Erik Kreemi kindla klaverisaate ja Dr. Romendoi oreli heliloomingu esitamise eest, mida ta pühendas Toronto Eesti Seltsile 1979. aasta vabariigi aastapäevale. Südamlik tänu Kati Kiilaspeale esindusliku teadvustamise eest ja as you know, it takes a very capable team to organize such an event, and so I thank my fellow board members at Paruja, Kati Kiilaspea, Piret Komi, Ilmar Lepik, Anne Orunuk and Elle Rosenberg. Suur tänu ka Põhjakotka skautidele, kes abistasid meid eile laudade ülesseadmisega, as well as many thanks to St. Peter's members who have assisted us, Ida Shelton, Linda Laikved, Dio Kiefer, Dina Jenkins, Dio Reuser, Thomas Trey and Thomas Arget. Palju tänu kuulub andekale heli- ja videotoimkonnale Margus Jukum ja Tauno Mölder. Abi eest, we hope that the video from today's concert ceremony will soon be available for viewing on the digital platforms of Estonian Life and Estonian World Review, as well as on the St. Peter's website, YouTube channel, and Facebook page, thanks to Di Reuser. And thank you to our generous sponsors, Estonian Ecumenical Relief Organization, Estonian Foundation of Canada, and Ehadare Foundation, as well as our supporters, Northern Birch Credit Union and the Toronto Estonian Rifle and Pistol Club. Suurim tänu kuulub teile, meie publikule, kes tulite pühitsema meie Eesti Vabariigi 108. aastapäeva ja soovime meie isamaale palju õnne sünnipäeva puhul ja jõudu edaspidiseks tegevuseks. Ja nagu Ivar juba mainis, elagu ja püsige Eesti. Ja peale kontsertaktust leiab aset kiriku alumises saalis soe lõunasöök, millele pääseb Randme Paela näitamisega ja alustame söögipalvega. Need, kes soovivad esitada küsimusi aktuse kõnelejale või jagada oma teadmisi Black Ribbon Day asutamisest ja nii edasi, palun kasutage võimalust ühendust võtta Ivar Raigiga alumises saalis. If you would like to purchase a wristband to attend the luncheon, please see Paruja at the back.
who will know if we still have room to accommodate anyone due to the possibility of some pre-registrants not attending. When all are seated, Deacon Garbayo will say grace, and to make room for the next service by a Korean congregation, we ask that you make your way downstairs to find a seat with your friends. Ja nüüd tõuseme ja laulame üheskoos Kristi hümni. Please rise as you are able. Tänan väga ja head vabariigi aastapäeva!